Pealkiri on hea, kelle vastutus, et keegi peab ikka alati vastutuse võtma. Pigem räägime täna, kust jookseb koostöö. Aga enne kui alustame pihta, Lauri, lugesin Wikipeediat. Selline asi veel eksisteerib, kõiki asju ei peagi küsima ChatGPT käest. Kõik ei tasu selga uskuda. Ja Wikipeedia ütles mulle, et Cybexeril täitub sel aastal 10 aastat. Räägi natuke, kuidas teil on läinud selle 10 aasta jooksul, kes on teie peamised kliendid? No 10 aastat Cybexeri teekond on olnud ikkagi väga põnev, et ta ei ole, õnneks ei ole olnud Ameerika mägi, vaid ikkagi selline üsnagi igav mägi, mis läheb ainult ühes suunas, õnneks ülespoole. Me oleme, ma usun, me oleme saavutanud maailmas küberharjutusväljade platvormide kategoorias kindlasti ühe juhtrolli, me oleme aktsepteeritud tehnoloogia. Cybercrime Magazine nimetas meid isegi aasta 2026 top 1 Cyber Range Company to Watch. Me 99% oma ärist teeme tõepoolest välismaal, põhiliselt Euroopas, UK-s, Kagu-Aasias, Lähis-Idas. Varem nõukogu koosolekutel oli meil alati üks suur probleem, et see Ameerika Ühendriigid olid alati tühjad. Ja me pidime alati seletama, miks me seal midagi ei tee. Nüüd võtsid ühe linna ja nüüd on aga nüüd on ei, vastupidi, nüüd on ikka tühi ja nüüd oleks see on kuidagi väga hea. Et on jälle niimoodi pööranud see. Gert, kas Riia teeb koostööd Cybexeriga? Ma ütleks ise, alustaks sellest, et mul on hea meel siin Lauriga istuda, et mulle meenub see Telia Digital Hubi boksiring, kus ma olin ka Lauriga vastakuti, et kui Juur ja Kivirähk teevad seda rahva omakaitset, siis me teeme rahva küberkaitset, et see on debatt ja sattume kuidagi kogu aeg vastanduma. Tegelikult ei vastandu. Loomulikult teeme koostööd ja Riia vaatest ja riigi vaatest tervikuna, mida rohkem meil on pädevaid ettevõtteid IT ja küberturbe valdkonnas, seda tugevam oleme me riigina. Et sa ei kaitse siin tänapäeval midagi ainult riik. See kontseptsioon on iganend ja see kontseptsioon ei toimi. Kõike seda tehakse koos, käsi käes ja siis küsimus ongi nendes konkreetsetes rollides, konkreetsetes piirides, kes teeb mida ja kuidas see koostöö üles ehitada nii siis praktiliselt kui siis regulatiivsest vaatest. Vahepeal tuletan meelde, et küsimusi saab ka küsida läbi Slido keskkonna ja pange nimi ette, kellelt te tahate seda küsimust küsida. Aga ma haaran Gert täpselt sellest kinni, mis sa ütlesid lõpus, et siin võib olla ka regulatiivseid takistusi koostöös. Kas meil siis Eestis on olemas regulatiivseid või need on need eetilised takistused, millest me eelmise ettekande lõpetasime selleks, et erasektoriga päris hästi koostööd teha? Eks need on mõlemaid ja kindlasti saab sellega siin aktiivselt edasi tegutseda, et riigi vaatest ennem lavale tulekut Lauriga korra põrgatasime mõtteid ja ütlesin talle ette ka, et see üks asi, mida ma kindlasti ütlen, mis riik tahab oluliselt rohkem erasektorit, on info. Ja lähen nende varasemate esitluste peale kas või selle aastaraamatu, mis teil ees on, ja nende intsidentide, mis olnud on, seesama lunavararünnete teema on üks hea näide sellest, et selle osas, kui vaadata meie aastaraamatut, see on 0, midagi see protsent, et see on justkui olematu probleem meil, et ma ei tea, 8 intsidenti aastas suurusjärk. Tegelikult me loomulikult teame, et see ei ole nii. Meil lihtsalt riigina ei ole seda infot, kuna seda kohustust meile ka anda ei ole. Kas see peaks nüüd olema regulatiivselt sätestatud, et kohustama anda, nagu mida osad riigid Austraalia ja nii edasi kaaluvad, või saaks seda muul viisil ühiskondliku kokkuleppena, see on debati küsimus, aga kindlasti meie huvides seda infot omada on, et me saaks hoiatada teisi, et võt selline oht on, sellised ründed on ja sellised asjad Eestis toimuvad ja seeläbi ka need arutelud siin oleks sisukamad, aga viskan palli Lauri, selles paneelis erasektor, sa oled sina. Ilmselt sina ja teie ettevõte seda infot selliselt ei oma, aga mis on sinu arvamus, kas erasektori ettevõtted peaksid seda infot selliselt avaliku sektoriga jagama ja kui peaks, miks nad seda ei tee? Ma arvan, et siin on mitu teemat. Sa küsisid kõigepealt regulatiivse keskkonna kohta, et ma ütleks, et regulatiivse keskkonna vaatest Eesti on endiselt üks liberaalsemaid riike maailmas. Eestis on väga hea teha äri, Eesti on väga avatud
selles osas, mis puudutab regulatsioone, kuigi ma ITL-i juhatuse liikmena peaksin tegema selle kohustusliku kurtmise ja ütlema, et regulatsioon on liiga palju. Doris on ka siin, tema saab pärast. Ma teenin oma selle juhatuse liikme kohustusega välja, aga kui me vaatame objektiivselt, siis tegelikult võrreldes mõnede teiste riikidega Eestis on olukord parem, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks kogu aeg korrutama, et me peame olema väga ettevaatlikud regulatsioonidega. Eesti regulatsioonide väljatöötamine on läinud oluliselt paremaks. Kummardus veel kord Justiits-Digiministeeriumile, NIS 2 ja küberturvalisuse seadus. Me kõik teame, et see seadus ei ole kõige parem, aga minu meelest esimest korda ajaloos ja ma loodan, et sellest saab ütleme selline hea praktika, tõesti hea praktika. Euroopa direktiivi ülevõtmisel palgati mitte üks, vaid 2 advokaadibürood, kes käisid läbi ja tegid sellise valgusfoori, kus me oleme läinud üle, kus me oleme täpselt regulatsioonis ja kus me otsustame, et me vaidleme. Et me võtame riski ja me tegelikult teeme vähem. Ja tegelikult, ütleme, kui me teeme regulatsioone, siis me peaksime sellist lähenemist veel kord kordama, see on väga-väga hea tava. Ja sellele, näiteks sellest on ka, ütleme, et me kõik leppisime kokku, et kui see seadus Riigikogus vastu võeti, öelda, et see ei tulnud kõige parem välja, aga me teeme kohe töögruppi ja hakkame analüüsima, kuidas see töötab. Regulatiivselt on kõik okei. Ma arvan, et just mis on probleem erasektori ja riigi koostöös kõige suurem tänapäeval, kui me suhtume riigiga, ja sina oled seda kindlasti ka omal nahal tunnetanud, on see, et ühest küljest me kõik õudselt räägime sellest. Ja siis, kui sa hakkad rääkima, siis tegelikult sa näed, et riigiametnikel on pigem mitte regulatiivne hirm, vaid selline je ne sais quoi, selline häbiposti hirm. Ja igasugused sellised häbipostid ja avalikud hukkamõistud mõjuvad kohutavalt hävitavalt ja tekib ja riigiametnikes tekib selline nagu tunneli visioon, et me tegelikult ei tahagi teiega rääkida, et see on ohtlik, me peaksime seda vältima, me peaksime seda kuidagi parandama. Minu laps on jõudnud sellisesse vanusesse, kus ma loen taaskord naksitralle. Ja naksitrallide viimases osas, kui te kõik teate, on sellised kaks tegelast, mis on suurepärane sellise tunnelivisiooniga riigiametniku nagu allegooria, nagu koduloo uurijad, kes keelduvad uskumast, et muhv ei ole huntide kasvandik. Ja mõnikord mul on selline tunne, kui ma räägin riigiga, et ma suhtlen nende naksitrallide koduloo uurijatega, et tegelikult nad faktid on siin. Ja et peaks natukene nagu vabamaks laskama, nagu pinge maha võtma ja vaatama, et ütleme, et muhv on ikkagi muhv. See on väga hea, ma usun, et kui sa selle looga peale lähed, siis äkki sind kuulatakse, aga Gert, mis sa arvad, kuidas siis hoida ja tõsta usaldust avaliku ja erasektori vahel, et kuidas usub avalik sektor, et muhv on muhv ja kuidas seda tagada? Hoida ja tõsta, need on erinevad eesmärgid sellega, et hoida on keerulisem, ma ütleks, hoida selles mõttes, et usaldus on ehitatud aastate pinnalt, selle tegevuse pinnalt, kuidas see koostöö on toiminud ja see, milline abi sa siis, ütleme, küberturbe kontekstist, ma ei tea, intsidendi lahendamisel osutad ja sa hoiad seda usaldust sellega, et sa ei ütle välja seda avalikult, et vot just nüüd see ettevõte sai pihta või too ja on kokkulepe, et see läheb välja siis, kui see ettevõte ise otsustab siis avalikult kommunikatsiooni teha, need sõnumid lepitakse ühiselt kokku, mida kommunikeerida, millises mahus, jättes talle võimaluse siiski ennem ka need augud parandada, kinni panna, et siin ongi see usalduse moment, see hoidmise ja lõhkumise moment, et kui see taolistes koostöövormides riigi ja era vahel läheb ennem see info lappama, ei pruugi jõuda see ettevõte parandada seda kohta, mis tal katki on ja ta võib saada uuesti pihta. Ja siis on see usaldus juba mõranenud, seda enam sealt uuesti ehitada, see on pikk ja vaevaline protsess ja seda me oleme näinud, tajunud ja see võib-olla mõneti tihtipeale Riia puhul ka seda kidakeelsust nagu aitab iseloomustada, miks me ei saa kunagi ajakirjanike või kelle iganes konkreetsele küsimusele vastata, et vot nüüd tooge just see üks konkreetne, kes nüüd hästi konkreetselt see pihta. Kui ta ise ei ole sellega tulnud meedia ette, kui ta ise ei ole sel teemal, meie ei saa seda teha, sest meie eesmärk ei ole mitte kedagi seal siis erasektori kontekstist häbiposti panna, vaid meie eesmärk on aidata taastada selle süsteemi normaalne töö, nii nagu see oli enne seda rünnet, enne seda intsidenti, enne seda olukorda. Et
need on teemad, mille osas nagu sellist ühiskondlikku debatti tuleb üleval hoida, mida tuleb arutada. Väga tänuväärset tööd teeb siin ITL, kes toob kokku siis ja riigi pidevalt, seesama NIS2 protsess, mida sa viitasid, mitmed veel, et need kohtumised toimuvad, need arutelud toimuvad. Kas on ideaalne? Ei ole. Kas saaks paremini? Kindlasti saab, aga kas miskit juba on, millele ehitada on küll? Lauri? Kui me võtame konkreetse näite, näiteks lunavararünnakud, et siis selle infovahetuse takistuseks, ma räägin seda nagu Mantart, me rääksime Telias sellest ja me rääksime varem sellest, aga ma usun, et me oleme jõudnud ka, me oleme täna rääkinud ka Riigiprokuratuuriga sellest, me tegime ITL-is sellise asja jaanuari alguses, kus kõik ITL-i mitte nii-öelda küberturvalisuse eest vastutavad inimesed meie liikmete ettevõtetes, vaid CEO või ka siis nõukogu esimehe tase tulid kokku ühte ruumi, kus nad arutasid koos võrdlemisi eduka paneeliga, kus olid nii RIA kui prokuratuuri kui ka meie nii-öelda juhtivate turvalisuse ettevõtete esindajad läbi 5 kõige olulisemat probleemi, ma teen reklaami, minge ITL-i kodulehele, need on seal välja kirjutatud ja muu hulgas me rääksime ransomware'ist, lunavarast, et kuidas tegelikult tekitada selline olukord, et see infovahetus toimub. Praegu probleem on see, et lunavara makse kui selline on muudetud eetiliseks dilemmaks. Ja alati öeldakse, et kui te maksate lunavara küsijatele, see on võrdne terrorismiga. Tegelikult lunavararünne ei ole terrorismiga võrreldav. Terrorism on esimese astme kuritegu, lunavararünne on küberkuritegu, mis on teise astme kuritegu. Meil ei ole neid samu tegelikult töövahendeid, kui meid kõiki siin võetakse täna pantvangi terroristide poolt. Me teame 3 Eesti riigi asutust, kus hallid Volkswagen bussid sõidavad välja koos inimestega meid päästma. Kui meie kõigi arvutid täna sel samal hetkel võetakse lunavarasse, mitte ühtegi bussi ei sõida mitte kuhugi. Me peame ise sellega hakkama saama. Ja nüüd kuidas me sellega, mis on analoogia? Analoogia tegelikult on korruptsioon. Lunavararünnakud on väga sarnased korruptsiooniga. Inimene on jäetud üksi, ta peab tegema keerulise eetilise valiku, kuhu ta peab pöörduma. Ja me peame menetlema ja uurima lunavararünnakuid minu arvates nagu korruptsiooni, mida see tähendab, kuidas kõige edukamalt võideldakse korruptsiooni vastu kuritegu matkides. Ja ITL on väga konservatiivne asutus, selles mõttes, mis puutub riigiga koostööd. Me tõesti ei taha infot jagada, me ei taha koos, sest me kardame, et me võib-olla anname ära mingeid ärisaladusi, me ei usalda riiki, võib-olla me ei tea, kuidas neid andmeid hoitakse, aga me teeme edusamme ja hoidku jumal, äkki mingi mittejagamisest tehakse veel trahv, mille vastu me kindlasti võitleme. Aga selles olukorras 70% ITL-i CEO-dest, kes osalesid ja tugev enamus osales, oli nõus koos menetlema lunavararünnakuid, tehes kontrollitud makseid koos prokuratuuri ja RIA-ga potentsiaalsetele lunavara nõudjatele, et siis tegelikult esiteks tekitada selline deterrence ja tegelikult võimalikult edukalt ka neid asju lahendada. See on märkimisväärne number. 70% oleksid nõus, aga mis siin hetkel puudu jääb? Et miks seda siis ei tehta? Ma arvan, et me peame need pilootprojektid kokku panema. Ma arvan, et see eeldab mitte ainult RIA valmidust, prokuratuuri valmidust, politsei valmidust ja tegelikult meie tahame, see on selline üks hästi konkreetne näide. Kujutage ette olukorda. Ja see on selline riigi ja erasektori koostöö suurepärane näide, kui tähtis see on. Te saate lunavara ründe ja kurjategija teab, et see lunavara maksmine on karistatav Eestis näiteks. Või et lunavara saaja on sanktsioneeritud listis, USA rahandusministeeriumi sanktsioneeritud listis, sa pead leidma mingisuguse kindlustusettevõtte, mingisuguse krüptovalleti, väga keerulised eetilised dilemmad läbima, siis selle maks ära teha, muidugi ma ei taha Gerdile sellest rääkida. Aga, ja kujutage seda kurjategijat, kui ta teab, et see maksja on potentsiaalselt toime pannud kuriteo või eetiliselt küsitava teo, tegelikult see annab talle võimu juurde. Ja võrrelge nüüd olukorda, kui iga küberkurjategija teab, et Eestis meie koostöö on nii arenenud, et iga makse, mida lunavares tehakse, võib tulla kapost või gripost, siis see iseenesest juba on deterrent ja keegi ei hakka Eestiga isegi vaeva nägema. Gert, kas on võimalik? Arutelu sellel teemal on alanud, eks elu näitab, mis on võimalik või mitte. Kui sa küsid, kas mõni riik on selle küsimuse juba kuidagi ideaalselt ära lahendanud, siis vastus on ei, et kõik maadlevad sellega ja tegelikult suured maadlevad hulka rohkem, kuna neil on neid ettevõtteid, kes on sihtmärgid palju rohkem, aga ega meie ka enam sellest ei pääse.
kõik andmed on meil avalikud, sa saad vaadata iga ettevõtte kohta, mis on tema käive. Ja kui sul on ettevõte, mille käive on 1 000 000 eurot, siis 100 000 ju saad maksta. Neid see kasum absoluutselt ei huvita. Kas see ettevõte on kasumlik, kahjumlik, see kurjategijat ei huvita. Teda huvitab see, mis on need käibevarad, mis on see võimalus tasuda siis nagu selle või teenida see hõlptulu sealt. Aga ma võib-olla viiks teise punkti siit lunavarastele ära veel, kuna meie aeg armutult... Jah, ma oleks läinud ka laiemaks, aga palun. Just, et üks asi ma tulen selle sama asja juurde jälle info, et mida riik tahab erasektorilt infot. Et üks asi, mida me käsitleme siin aastaraamatus täna, mis teil kõigil ees on siis üleriiklik juhtimiskeskus. Ja sel teemal on mul siin kohvipausi, lõunapausi, kõikide asjade raames mitu vestlust juba tekkinud, et kas me hakkame siin konkureerima. Riik on ju, kes ehitab oma sokke, küll telkod ehitavad, ettevõtted ehitavad, nüüd riik ehitab midagi, siis tegelikult minu nägemus on, et ei hakka konkureerima. Vastupidi, me tahame, et see koostöö tekiks seal, see sünergia, et see info jookseks ühte kohta kokku. Ega iga ettevõte peab ikkagist oma varasid ja oma süsteemi ise kaitsma. Kas ta teeb seda in-house, kas ta ostab seda teenusena Eesti küberturbeettevõtetelt või leiab mingi muu lahenduse. Aga et see vilkuv tuluke jõuaks ka sellisesse ühte kesksesse punkti kokku, et riigil oleks see ülevaade, et võt sellised ohud praegu Eesti ettevõtteid ohustavad, praegu just käib selline kampaania ja mõnikord on need ründed ka siiski mõneti geograafilise iseloomuga, et ta hakkab punktist A ja liigub sealt edasi, me jõuame veel kedagi nagu hoiatada. Et siin on see võimalus, et kui me loome nüüd sellise nagu ühtse juhtimispunkti, et sinna jookseks ka nende telkode ja muude erasektori sokkide info vähemalt mingil teile sobival kujul kokku, et selle pealt saaks mingeid selliseid pikemaid otsuseid ja samme planeerida. Aga siin on oluline, et see toimuks koostöölepingute ja sellise pehme koostöö raames, mitte regulatsioonidega. Teadupärast Eesti küberturvalisuse seaduse küberintsidendi regulatsioon on laiem kui ükskõik mujal Euroopa Liidus. See on üks suur asi, millest me Aga ma saan aru, et see võetakse ette see võetakse ette, aga see on sellega otseselt seotud. Eestis teoreetiliselt peaks raporteerima mitte ainult intsidente, vaid ka suure intsidendi ohtu. Nüüd see tekitab suure probleemi rahvusvahelistes ettevõtetes, kes tahavad siia investeerida, kellel on suured compliance osakonnad, kes teavad, kuidas küberintsidenti raporteerida üle kogu Euroopa Liidu ja nüüd on sul Eesti, kes tahab sinu käest natuke rohkem informatsiooni oma regulatsioonidega või sind ähvardab mitmemiljoniline trahv, siis nad siia lihtsalt ei tule. Et see ongi nii lihtne. Boldiga samamoodi oleks, et kui te peaksite raporteerima iga mingi massiivse phishing attacki, millega te saate edukalt hakkama, siis see tekitab suure sellise regulatiivse riski. Aga ma ostan seda, et selliste sokkide vahelist koostööd, sokkide vahelist infovahetust MOU-dega ja selliste pehmemate koostöövormidega tuleks reguleerida. Eestis on hea küberturvalisus maine. Me oleme traditsiooniliselt teinud head küberkoostööd. Me oleme IMD raportis number 1 ja me kõik tahame, et see nii jääks. Sellepärast, et kui mina lähen välismaale eksportidega ja ma ütlen, et ma olen Eesti küberturvalisuse ettevõte, siis see on tõsiselt võetav. Kui ma ütleks, ma olen Läti küberturvalisuse ettevõte, siis see on naljakas. Läti on vast millest muus tugev. Ei tea milles, aga... Ja see ongi sellepärast, et me peame loomulikult, et me tahame sellele kaasa aidata ja see eeldab selliseid tegusid, aga jälle regulatsioonidega tuleb selles osas koostööd reguleerida on õudselt keeruline. Nii, ma küsin nüüd sellise tuleringi paar küsimust, muidu jääme aja hätta. Lähme natuke suuremaks sellest, mis me rääkisime, aga kus peaks lõppema avaliku sektori vastutus riikliku küberturvalisuse tagamisel ja kust algab erasektori vastutus? Hästi lihtne küsimus. Tänud. Mina jään ikkagi selle mantra juurde, et vastutus selle kõige, ütleme siis, kitsamas tähenduses lasub ikkagist selle konkreetse asutuse juhtkonna juures. Seal ei ole vahet, on ta nüüd riigiasutus, on ta eraettevõte või on ta lõpuks eraisik üksikisikuna. Lõpuks lasub see seal, kes on nende see andmete omanik, kes seda haldab, kes peab omama ülevaadet, mis tal on, mida ta rakendab selle kaitseks. Lõpuks lasub see vastutus seal. Et ma jääks selle mantra juurde. Piir on minu jaoks teenus. Avalik sektor reguleerib, kuidas teenust osutatakse, kuidas teenus on turvaline, milline teenus on hea, kuidas teenuseid valitakse. Erasektor osutab teenuseid ja see on piir. Ja kui sellest piirist üle tulla, kui nüüd avalik sektor hakkab osutama mingit teenust, siis selleks peab olema kohutavalt hea põhjus. Ja see on piir. Teenuse osutamine on piir. Punane, jäme piir. Aga räägime kriitilisest infrastruktuurist, mida meil väga tihti osutab erasektor, kui mitte peaaegu alati. Aga siis, kui nüüd küberintsident mõjutab riigi julgeolekut, kus
kuidas siis sellises olukorras käituda? No RIA kontekstist rakendub sellisel hetkel, kui tegemist on sellise ühiskonda halvava intsidendiga. Esimene asi, mida me teeme, on vaatame sellele otsa, eeldame ja loodame, et see konkreetne ohver meile sellest ka koheselt teada annab ja küsime, kas te tahate, me tuleme appi. Esimese hooga meie ise, teise hooga käivitame RIA küberreservi, mis siis on RIA, Riigikogu IT-maja ja Kaitseliidu küberkaitseüksus kokku üle 200 inimese. Taaskord harjutasime selle läbi hiljuti nüüd koostöös Eleringiga, väga hea õppus oli ja mitte mingi lauaõppus, vaid füüsiliselt objektile lahendama. Et seda me oleme nüüd korduvalt seda kontseptsiooni ehitanud, rakendanud ja see on see, millele me siis lootused sellises väga suure kriisi olukorras asetame. Erasektor on näidanud, et ta on kordades efektiivsem keeruliste julgeolekuprobleemide lahendamisel. SpaceX, kosmos, probleem on lahendatud tänu erasektorile. Võrrelge NASA-ga ja võrrelge sellega, kus Euroopa Liit on praegu oma kosmoseasjadega. See on valgusaastate kaugusel, erasektor lahendas selle. Selliseid probleeme on veel, parimad lahendused tulevad, turbelahendused tulevad erasektorist. Erasektor on väga hea ja resilient kui ka kriisis ja sellepärast valmidus erasektoris nendes kriisides aidata, tulla appi ja oma kvaliteetsete teenustega tagada selle, et asi toimuks, on täiesti olemas. COVID ajal, kes päästis Eesti COVIDist? Minu arvates on üks kategooria inimesi, kes on täiesti ilma tänuta jäänud. Kassapidajad. Suurte toidupoodide kassapidajad, kes lihtsalt istusid seal ilma vaktsiinideta ja müüsid inimestele toitu. See hoidis Eesti käigus. Nii, nüüd liigume publiku küsimuste juurde, mida mul on ka siin rida ja meil on selleks tervelt 3 minutit. Lauri, kas erasektoril on piisav stiimul panustada, kui kasu saab lõpuks kogu ühiskond? Muidugi on, et see on väga oluline. Kas siis ei tegutsetagi ainult puhtalt raha pärast? Muidugi. Aga me maksame ka väga palju makse ja me loomulikult tahame kasumit ja see on väga oluline, aga siin Eestis on seda kasumit pagana hea teenida, sellepärast et meil on väga hea keskkond, kus tegutseda. Ja kasum on tohutult oluline asi. Kasum on see, mis päeva lõpuks maksab ka kõikide riigiametnike palga. Ja tegelikult on teatud alad, mis peaks olema, ütleme täiesti sellised nagu üldaru saavad ja tegelikult see ei tohiks olla nagu selline jälle eetiliselt problemaatiline seda öelda, sest see ongi väga oluline. See teebki Eesti edukaks. Meil on üks selline küsimus, mida ma arvan, et te osaliselt vastasite ära, aga see on saanud mitu üles häält. Mis on kõige suurem takistus praegu avaliku ja erasektori koostöö osas, et sa rääkisid sellest, et võiks olla lepingutega või MOU-dega kaotatud natuke nagu regulatiivne, aga Gert, mis sina arvad? See on keeruline küsimus. Nagu ma ütlesin, kogu aeg otsitakse neid viise ja võimalusi, kuidas seda parendada. Kõik need kärajad toimuvad nii õigusloome kontekstis kui siis laiemalt, et kuidas seda koostööd teha. Aga lõppkokkuvõttes tulebki nagu seesama teenuse element, mille Lauri tõi, on võib-olla kõige olulisem näide selle kohta, et kui on mingi teenus ja kui seda teenust ei ole veel tulnud eraettevõtte osutama, siis riigil mingil hetkel tekib moment, kus ta ei saa enam oodata, sest teenus vajab osutamist, keegi peab tegema. Ja tavaliselt sekund peale seda tuleb siis erasektor, et oota, miks riik seda teenust nüüd osutab. Aga sellepärast, et tükk aega oodati ja ei tulnud kuskilt. Et see on see koht, kus tegelikult võiks see info varem liikuda riigi, erasektori ja siis selle lõpptarbija kliendi vahel, et selline ootus on, sellist asja oleks vaja osutada ja loomulikult, kui kasumit tootev ja makse maksav erasektori ettevõte saab seda osutada, on see kõige mõistlikum seadusega piiritletud raames siis. Nii, ja siin lõpuks selline mitte koostöö, aga küsimus, millele ma tahan teada, kuidas te vastate. Kuidas saavutada küberturbes palju mainitud ennetatavus tagajärgedega tegelemise asemel ja millal tuleb päev, kui turvet võetakse lähtepunktina? Selline ilus filosoofiline küsimus siia küberturbekonverentsile. See võimaldab mul välja teenida oma päevapalga õppused, harjutame stsenaariumeid ja mitte ainult õppused tehnilistel tasemetel, vaid õppused
executive'ide, CEO-de tasemel. Küberturvalisuses on selline valdkond, kus edu on väga harva premeeritud. Kui me kukume läbi, siis tegelikult eelarve tuleb juurde. Kui RIA tõrjub massiivselt ründeid, mis võrreldes 2007 aasta rünnakutega on olnud nagu täiesti peanuts, siis tegelikult öeldakse, võib-olla saame seda raha, te olete nii edukad, et võtaks äkki raha vähemaks. Et tegelikult see niimoodi ei ole, et lihtsalt see nende rahakotiga ja otsuste tegevate inimeste teadlikkus sellest valdkonnast, mida tegelikult premeeritakse väga harva, kui nad on edukad. Teid kõiki premeeritakse harva, kui te olete edukad. Te torkate silma, kui midagi läbi kukub, kui mingi teenus on maas. Ja kui me sellest absurdist saame üle, kui me julgeme sinna rohkem investeerida ja me informeerime oma juhte, mängides läbi stsenaariumeid, näidates, mis juhtub, kui seda firewall siin ei ole või seal on mingisugune update tegemata, siis ma arvan, siis see mindset muutub. Kert. Kunagi olin toonase välisminister Sven Mikseriga Iisraelis ja ta rääkis mulle sellise loo, kuidas 80ndate alguses, 70ndate lõpus käis Gruusia naismaletajate võistkond, kes olid maailma meistrid parajasti Eestis ja viidi neid siis suurele Munamäele, et mägesid vaatama. Ja jõudsid nad sinna tippu ja oli siuke kangesti vihmane udune päev ja siis üks avaldas kahetsust, et nii udune on, et mäed ei paista. Meil nagu Riias on natuke see sama tunne kogu aeg, et me nagu aasta alguses seame selle plaani, me võtame selle seljakoti, paneme selle võileiva, selle veepudele ja hakkame sinna Munamäe tippu ronima. Ja siis vahetult enne, kui me oleme nagu tippu jõudnud, et nüüd oleme kohal, siis näidatakse, et võt seal on Tšomolungma, et sinna oleks vaja nüüd minna. Et ma ei tea, millal see hetk tuleb. Väga ilusad mõtted, suur aitäh teile mõlemale!